Sellist asja pole kunagi olnud ja nüüd jälle. Pärast valjuhäälseid ähvardusi, vastastikuseid rünnakuid Iisraeliga, lööke Iraani energiasektorile, tühistas Donald Trump ootamatult rünnakud, teatades, et USA ja Iraan on peaaegu jõudnud tuumaleppeni. Just selle nimel kogu see sõda algatati. Ja siin on teile konkreetne ähvardus. Pärast seda, kui eelmisel nädalal oli ametlikul visiidil Washingtonis Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, ilmusid lekked selle kohta, et USA ja Iisrael valmistavad ette üht kõige võimsamat lööki kogu sõja jooksul Iraani energiarajatiste vastu. Ja et see võib juhtuda juba lähipäevil. Aga juba esmaspäeva hommikul hakkasid pooled taas rääkima läbirääkimistest. Kuid siin on siiski erinevusi. Donald Trump kinnitab, et peab Iraaniga läbirääkimisi. Iraani ametnikud lükkavad selle ümber ja ütlevad, et nad ei pea ameeriklastega mingit dialoogi. Aga me oleme seda juba mitu korda näinud alates selle sõja algusest. Ehk siis Trump ähvardab enneolematu löögiga, seejärel räägib taas läbirääkimistest ja iraanlased lükkavad kõik jälle tagasi. Aga mille poolest erineb praegune olukord kõigist teistest, kõigist varasematest? Ja tegelikult ongi tekkinud erinevus. Ehk siis öelda, et kõik kordub täpselt nagu varem, oleks päris kohatu. Selles saates arutamegi, mis seekord juhtus ja miks eksperdid äkitselt optimismi nägid ning miks nafta hind taas langeb. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole, seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Nii et räägime kõigest järjekorras. Alustame Iraanile esitatud ähvardusest. Vahetult enne tühistamist avaldas Trump postituse, kus ta sõna-sõnalt ütles järgmist. Ameerika Ühendriigid on valmis ja laetud astuma vastu Iraani Islamivabariigile sõjalise jõu ja võimsusega, mida pole nähtud teisest maailmasõjast saadik. Väljaanda Axios andmetel käis jutt just Iraani energiavõrgu ja infrastruktuuri põhielementide ründamisest. Ehk siis mitte sõjaliste objektide, vaid juba riigi tsiviilenergeetika pihta. See on see, millega Trump ähvardab sisuliselt iga kord, kui ta tahab proovida iraanlastega läbi rääkida. Aga nagu alati teeb sama Donald Trump juba mõne minuti pärast 180-kraadise kannapöörde. Trump kirjutab, tsiteerin. Me just saime Iraanilt ja teistelt Lähis-Ida riikidelt palve hoiduda igasugusest rünnakust, kuna tuumaleppe tingimused on juba kokku lepitud. Lähtudes sellest palvest nõustusin ma rahu tulevase hüvangu nimel ja vastavalt edukalt areneva ning õitseva Iraani ellujäämise nimel. Rünnaku tühistama tingimusel, et me suudame kiiresti kokkuleppele jõuda. Ja tema sõnul peab see kokkuleppe sisaldama, tsiteerin, viivitamatut, täielikku, hüsteerilist ja absoluutset Hormuzi väina avamist ning Iraani tuumaohu lõpetamist. Kõlab nagu alati ilusasti, aga tegelikkuses vaevalt Iraan nõustub lihtsalt tingimusteta Hormuzi väina loovutama. Nad ei venita aega niisama. Aga mis on kindlalt teada, on see, kes täpselt seisis selle Donald Trumpi kannapöörde taga. Sest kui varem Donald Trump, meenutage, alati väitis, et keegi sealt piirkonnast palus tal peatuda, siis tegelikult ta ise kunagi ei tühista rünnakuid Iraani vastu. Iga kord palub keegi tal seda teha, aga hiljem ei suuda seda keegi kinnitada. Ta kogu aeg ütles, et teda palusid Pärsia lahe monarhiad, aga hiljem ei kinnita seda ükski monarhia. Või ütleb, et teda palusid iraanlased, lausa anusid palun, tee paus, räägime. Aga hiljem iraanlased ütlesid, et nad pole üldse kellelegi pöördunud. Kuid seekord on olemas konkreetne inimene, kes ilmselt tõesti palus mitte Iraani rünnata. Axiossi andmetel helistas Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman laupäeval Donald Trumpile ja väljendas tõepoolest muret plaanide pärast rünnata Iraani. CBS News kinnitab, oli just bin Salman see, kes veenis Ameerika presidenti loobuma uutest võimsatest rünnakutest ja naasma deeskaleerimise juurde. Veelgi enam, ametlik Saudi agentuur kinnitas pühapäeval samuti Trumpi ja bin Salmani vestluse fakti. Ja mis veel oluline? Bin Salman helistas Trumpile pärast seda, kui Ameerika president oli pidanud läbirääkimisi Benjamin Netanyahuga, pärast mida Trump hakkas ähvardama energiasektorile löökidega.
kuid tundub, et bin Salman suutis Trumpi ümber veenda paremini kui Netanyahu. Samal ajal tuli Iraani poolt samal päeval karm hoiatus. Nimelt teatas Iraani välisminister Abbas Rakchi, pöördudes oma Saudi kolleegi prints Faisal bin Farhani poole, tsitaat. Igasugune vaenulik tegevus Ameerika Ühendriikide või Iisraeli poolt või piirkonna riikide osalemine või toetamine sellistes tegevustes saab tugeva ja proportsionaalse vastuse Iraani võimsatelt relvajõududelt. Ja siis, päev hiljem, juba 3. augustil, täpsustas Trump üksikasju. Ta teatas, et läbirääkimised Iraaniga algavad täna, esmaspäeval, ja et see, tsiteerin, päästab palju elusid. Tema sõnul on juba olemas mingi kokkulepe Hormuzi väina osas ja ta loodab saavutada kokkuleppe ka Iraani denukleariseerimise küsimuses. Ja nüüd Trumpi võtmelause. Ma eelistaksin sõlmida kokkuleppe. Mulle ei meeldi inimesi tappa. Samal ajal rõhutas ta, et USA sõjavägi võib igal hetkel vajaduse korral Iraani vastu tegevust taas alustada. Aga nüüd algabki kõige huvitavam ja kõige ilmekam osa, mis aitab mõista, mis üldse toimub. Iraani välisministeeriumi ametlik esindaja Ismail Bagai lükkas täna, 3. augustil, sisuliselt ümber kõik Donald Trumpi sõnad. Ta ütles Iraani televisioonis järgmist, tsitaat. Praegu ei pea me Ameerika Ühendriikidega mingeid läbirääkimisi. Tema sõnul on ainus dialoog, mida Teheran praegu peab, läbirääkimised Omaaniga. Ja need puudutavad ainult turvalise laevateekonna loomist läbi Hormuzi väina ning seda tehakse ka tasu eest. Bagai täpsustas ka ühe detaili, mis seletab palju. Tema sõnul läheb Iraani välisminister Abbas Rakchi 3. augustil tegelikult palverännakule ja ülejäänud läbirääkimiste meeskonna liikmed asuvad Iraanis. Nii et, nagu te aru saate, Iraani delegatsioon füüsiliselt ei lähe kuhugi USA'sse ega ka Ameerika delegatsiooni ei oodata Teheranis ega kusagil neutraalsel territooriumil. Üldiselt ei lähe keegi kuhugi, aga Trumpil on läbirääkimised täna juba taas alanud. Ja nüüd Bagai lõpusõnad. Olukord Hormuzi väinas ei muutu, kuni USA jätkab oma agressiooni ja blokaadi, mis on väga oluline. Nafta hind näitab, kui reaalne see ebakindlus on. Eelkõige Brenti toornafta hind, mis ületas eelmisel nädalal esimest korda pärast maid lühiajaliselt $100 barreli kohta esmaspäeval. Pärast Trumpi avaldust langes järsult üle 8% alla $89. Hetkeks langes isegi alla 83. Kuid kohe pärast seda, kui Teheranis avalikult lükati ümber, et läbirääkimised toimuvad, hakkas nafta hind taas tõusma. See tähendab, et turg reageerib praegu sõna otseses mõttes igale vastuolulisele avaldusele mõlemalt poolt. Nüüd, miks ei ole ainus kord, kui Trump ähvardab, siis tühistab, vaid see on korduv muster. Ja see korduv muster on uurimise seisukohalt üldse väga huvitav. Tuletan meelde, juba märtsis, ehk vaid paar nädalat pärast kogu USA ja Iisraeli sõja algust Iraani vastu, Trump teatas 10-päevasest pausist Iraani energiataristu ründamises, lükates selle tähtaja 6. aprillile. Siis nihutati tähtaegu ikka ja jälle. Ja nagu te mäletate, kõik algas 10 päevast, siis muutus see kuuks ja nii edasi. Iga kord on loogika üks ja sama. Trump kuulutab maksimaalselt karmilt välja pretsedenditu löögi, mis põhjustab nafta hindade järsu tõusu ja paanika piirkonnas. Seejärel ilmub välja mingi vahendaja figuur. Seekord on see nüüd Saudi prints Mohammed bin Salman, kes veenab Trumpi rünnakut edasi lükkama peaaegu saavutatud tehingu nimel. Seejärel, kas Iraani pool ei kinnita selle tehingu olemasolu või lükkab selle otse ümber. Ja selle taustal väga oluline märkus. Saite aru, eks, skeemist. Trump ähvardab valjult, nüüd hävitan kogu energeetika. See saab olema kõige võimsam löök pärast teist maailmasõda. Siis ilmub tema sõnul keegi, kes piirkonnas palub ja lausa anub teda mitte rünnata. Ja ta ütleb, no olgu, hästi, ma ei ründa. Ja järgmine etapp, Iraan ütleb, ei, mingit tehingut pole. Millest te üldse räägite? Ja täna selgus, et nafta hiiglased teatasid rekordkasumitest Iraaniga peetava sõja taustal.
ettevõte ExxonMobil teenis ametlikult üle 14,5 miljardi dollari kvartalis. Chevron teenis 12 miljardit. Ettevõte Shell teenis peaaegu 10 miljardit. Ja kõik see toimus gaasi ja nafta hindade tõusu taustal. See tähendab, et mida kauem Lähis-Idas kestab konflikt, seda rohkem teenivad USA ja Euroopa suurimad naftafirmad. Aga mõnikord tuleb nafta hindu langetada, et teised ettevõtted saaksid varusid täiendada. Niipea kui nad on varud täis ostnud, saab hindu jälle tõsta, et Ameerika ja Euroopa ettevõtted selle pealt teeniksid. Nagu öeldakse, ma ei vihja millelegi. Lihtsalt mõtteaineks. Mida sellest kõigest järeldada? Iraani enda jaoks on see Trumpi mudel tegelikult kasulik, sest iga kord, kui massiivse löögi oht energiasektorile muutub peaaegu reaalseks, riik saab hingetõmbeaega. Kas siis formaalsete järeleandmiste hinnaga, laevanduses läbi Hormuzi väina, mille Iraan ise hiljem kokkuleppena ümber lükkab, või siis mingite uute avaldustega. Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide ja Katari jaoks, nagu ka Donald Trump ise ütles, kes väidetavalt samuti pidevalt paluvad tal mitte rünnata, on loogika samuti ilmne. Rünnak Iraani energiarajatiste vastu võib vallandada ulatusliku piirkondliku kriisi ja rünnakud nende endi nafta- ja gaasiobjektide vastu, mida Pärsia lahe monarhid tahavad iga hinna eest vältida. Donald Trumpi enda jaoks võimaldab rünnaku tühistamine samal ajal näida jõulisena, mis nagu ta ise väljendas, oli valmis enneolematu rünnaku jaoks alates teisest maailmasõjast ja samal ajal rahutegijana, kes leppis kokku pingete leevendamises. Samas pole selle seisukoha tegelik hind veel selge, sest ükski pool pole esitanud ühtegi kirjalikku kokkulepet. Ja nüüd, kui vaadata selle mustri kordumist, tsükkel, oht, ohu tühistamine, ümberlükkamised kordub mõne päeva või nädala pärast uuesti, kui läbirääkimised taas tulemusi ei anna. Teisest küljest, kui Saudi Araabia ja teiste lahe monarhiate surve osutub püsivaks, mitte ühekordseks sündmuseks, see võib tõepoolest pidurdada sõjalist eskalatsiooni pikemaks ajaks. Kuid, nagu näete, ma ei räägi üheski stsenaariumis sellest, et sõda kindlasti lõpeb. Kokkuvõte. Trump, nagu ta ise väljendas, tühistas ühe kõige karmima löögi kogu sõja ajaloo jooksul, viidates Iraani ja piirkondlike monarhiate palvele ning kokkuleppe kooskõlastatud tingimustele Hormuzi väina ja isegi tuumaalase ühtlustamise osas. Iraan ei kinnitanud seda kokkulepet avalikult ja Iraani välisministeeriumi esindaja ütles otse, et USA-ga ei ole mingeid läbirääkimisi toimunud. Nafta hind reageerib iga ühele neist vastuolulistest avaldustest. Ja nagu te mäletate, ei ole see esimene kord, kui massiivse rünnaku ähvardus asendub läbirääkimiste väljakuulutamisega ilma nähtava materiaalse tulemuseta. Ja selle mustri kordumine muudab mõistlikuks siiski vaoshoitud, mitte optimistliku vaate tegelikele võimalustele lahenduseks juba lähiajal või nädalate jooksul. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage meeldib nuppu vajutada. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen tänulik. Seda saad teha igasuguse rahalise annetusega, linkide ja rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.